Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ning keskenduda edastatud sõnumile. John Stuart Mill on öelnud, küsige endalt, kas olete õnnelik ja te ei ole seda enam. Õnn on subjektiivne mõiste ja selle tähendus erineb suuresti inimeseti. Mõned inimesed seostavad õnne materiaalsete asjadega nagu raha ja vara. Samas teised inimesed seostavad seda suhete ja sotsiaalse heaoluga. Kuid õnn ei ole alati püsiv ja võib olla ajutine seisund. Seda ennekõike siis, kui õnne otsitakse endast väljapoole jäävatest teguritest. Inimesed võivad ühel hetkel tunda õnne, kuid see tunne võib kaduda kiiresti. See juhtub tavaliselt siis, kui õnnetunne sõltub välisest tegurist. Välise teguri all peame siis silmas mingit situatsiooni või mõnda inimest. Samuti mõjutab õnnetunnet see, kas me oskame teadlikult otsida enda jaoks positiivseid asju ka siis, kui kõik asjad ei ole nii, nagu me ootaks või loodaks. Kui küsite endalt, kas olete õnnelik, siis võib see viidata sellele, et te ei ole rahul oma eluga või et teil on vaja muuta midagi oma elus. See võib olla ka märk sellest, et peate oma elus rohkem tähelepanu pöörama positiivsetele aspektidele ja vähem negatiivsetele. See on aeg, kus peaks hakkama mõtlema sellele, milline hingeline seisund on see, mis sind tegelikult õnnelikuks teeb. Kokkuvõttes on õnnelikkus subjektiivne mõiste ja selle tähendus võib erineda inimeseti. Kui küsite endalt, kas olete õnnelik, siis võib see aidata teil mõista oma elu ja seda, mida peate muutma, et saavutada suuremat rahulolu. Rahulolu saabub alati siis, kui oleme saavutanud tasakaalu enda sisemise ja välimise maailma vahel. Kui sisemine maailm ei pea ootama oma järjekorda välimise järel ja vastupidi. Õnnetunne parandab meie elukvaliteeti ja tervist. Uuringud on näidanud, et õnnelikud inimesed on tavaliselt tervemad ja elavad kauem kui need, kes ei ole õnnelikud. Õnnelikud inimesed on ka tavaliselt produktiivsemad ja neil on paremad suhted teistega. Õnnetunne võib vahel olla seotud ka une kvaliteediga. Uni on oluline taastumisvahend ja aitab kehal päevapingetest kosuda ning parandab meie keskendumisvõimet ja tööviljakust. Õnnetunne parandab meie elukvaliteeti ja tervist ning aitab meil aidata olla produktiivsemad. Luua paremaid suhteid teistega. Seega on soovitatav muuta oma suhtumist ja treenida end õnnetunnet tundma, sest sisemine õnn on püsivam kui välimine. Samuti võiksite kaaluda une kvaliteedi parandamist ja positiivsete suhete loomist teistega. Need on suured abimehed enesetunde parandamisel. Aitäh kuulamast, järgmiste kohtumisteni!